suur aitäh teile nii sooja tervituse eest. Ühel ilusal suvisel päeval ma seisin päikse käes oma hoovis, jõin kohvi ja tundsin ennast tõesti väga-väga hästi. Päike paistis mulle näkku, lonksasin vaikselt kohvi ja järsku tundsin, kuidas pilved lähevad päikese ette. Ja sellel hetkel ma järsku mõistsin midagi ja teate, inglise keeles on selline sõna nagu epiphany. Ja sellel hetkel minul lihtsalt oli see epiphany, see, kus sa järsku lihtsalt saad millestki aru. Ja ma tunnen ennast nii hästi, ma joon kohvi, need pilved lähevad päikse ette ja järsku ma saan aru. Vau, kõik pilved tulevad alati ühelt poolt. Wow. Ja siis 2 sekundit hiljem ma sain aru, et tegelikult ei ole üldse nii. Tegelikult tulevad, eks ole, ükskõik kust poolt, oleneb kust lükatakse. Aga nagu kuna mul oli sellel hetkel nii hea olla ja see mõte tuli mulle pähe, siis ma automaatselt uskusin seda. Ja kui ma ei oleks oodanud neid järgmist 2 sekundit, siis ma siiamaani jookseksin ringi ilma püksteta, karjuksin inimest, kõik pilved tulevad ühelt poolt, see on nii päriselt. Ma ei oleks siin praegu. Miks see on oluline? Sellepärast, väga hea küsimus, eks ole, ise tulin selle peale. Miks see on oluline? See on oluline sellepärast, et sellel päeval ma mõistsin midagi väga olulist. Ma mõistsin seda, et nii paljud asjad, mis maailmas tunduvad veidrad, imelikud, ebasobivad, valed, halvad, väärakad, on juhtunud ainult sellepärast, et kellelgi on tulnud pähe mingisugune mõte ja siis ta ei ole oodanud ära seda kriitilist 2 sekundit. Ja paljud asjad, mis maailmas on valesti, on lihtsalt sellepärast, et seda 2 sekundit ei ole ära oodatud. 5 aastat tagasi üks mees järsku sai aru, vau, Ülemiste keskuse kõrval peaks olema veel suurem keskus. Aga siis ta ei oodanud ära seda kriitilist 2 sekundit, et aru saada, et nagu ei peaks olema nii. Ja nüüd me kõik teame, mis olukord meil on. Üks päev mul oli kommiisu. Mõtlesin, et tahaks kommi. Mulle meeldivad kommid. Kus saab kommi? Poest, mis on pood Rimi, Lahe. Lähen Selverisse. Vaatan ringi kommiletis ja mida ma näen? Sädelev, oranž pakend vaatab mulle vastu, kutsub mind enda poole. Vaatan, peal on kirjas kommi asemel. Mõtlen, see peab küll minu jaoks olema. Võtan paki kätte, kommi asemel. Bruschetta maitselised kikerherne pallid. Mõtlesin, et kas nagu teie idee tootest kommi asemel on midagi, mis nagu mitte mingil moel ei ole kommiga seotud. Et nagu mis asju teil veel tootekategooriates nagu leidub. Nagu mingi tellid pulmatordi, siis on mingi, meil on pulmatordi asemel kirves. Või nagu NATO tellib endale uue tankitõrjesüsteemi ja ütleb, davai, tulge kohale vaatama. Näe, valmis. Mis see on, kas see on tankitõrjesüsteem? See on tankitõrjesüsteemi asemel 2 avokaadot. Järgmine kord, kui korteri omanik tuleb üüri küsimus, ütleb, kuule, mul on sulle midagi palju paremat. Üüri asemel, teeme kalli. Davai. Mega lahe. Kuni mis vanuseni võib lapse kohta öelda, et ta ilus on? Nagu sõbrannal on 6-kuune laps, ütled, sul on nii ilus laps. Täiesti okei. Sõbral on 13-aastane tütar. Ja sul on ilus tütar. Järsku ei ole enam okei. Ja nüüd tahaks teada, et nagu kus kohas on see piir, et mis maani võib veel öelda lapse kohta, et ta ilus on. Kuskil seal vahel see võib olema. Keegi ei ole mulle siiamaani öelnud, kus see piir täpselt läheb. Eelmine aasta käisin Amsterdamis. Lennujaamas on putka. Putka peal on silt. Täiskasvanud saatjata väikelapse teenus. Mõtlesin, miks mitte? Lähen siis sinna, küsin, palun mul üks täiskasvanud saatjata väikelaps.
see oli lõks. Iga kord, kui ma Amsterdamis käin, siis mingisugune naljavend mõtleb, et ahaa, naljakas on küsida, et noh, lähed Amsterdami ja lähed kanepit suitsetama ja marihuaanat tegema, lahe. Ja iga kord ma pean ütlema, et ei, sorry, ma ei käi Amsterdamis selle jaoks, et kanepit suitsetada. Ma ei suitseta kanepit, minu arust kanepi suitsetamine ei ole lahe. Minu jaoks Amsterdam alati on olnud koht ketamiini ja prostituutide jaoks. Ja nii see jääb. Te ei saa mind muuta. Ma olen selline, nagu ma olen. Eelmine aasta siis, kui need Lusitaania teod Eestisse jõudsid suvel, siis ajakirjandus oli täis igasuguseid artikleid nende kohta. Enamus negatiivsed. Minu lemmik pealkiri oli, et kui hästi tunned sina Eestit ründavat nälgjat. Ja pidin lihtsalt nagu mind väga häirib, kui eesti keelt kasutatakse valesti. Ja siis ma pidin kommenteerima, et vabandust väga, eesti keeles korrektne termin on toitumisnõustaja Eeri Korgu, mitte vastik nälkjas. Et jäägem ikkagi nagu professionaalseteks olukorrast olenemata. Selles mõttes, et ma väga pooldan, kui puuetega inimestele tööd antakse. Üks asi, millest ma aru ei saa, on see, et kui neid pannakse reklaame kirjutama ja uudiseid kirjutama. Ma nagu see, et andke tööd muidugi, aga on nagu mingisugused kategooriad, mis ei ole nagu mõeldud päris nagu nendele inimestele. Mitte, et mul midagi nende vastu oleks, eks ole. Pealkiri, mida ma lugesin, oli siuke, et Prantsuse naine on 3 aastat proovinud riigile tõestada, et ta ei ole surnud. Loen kõiki tema argumente, mitte ühtegi usu. Ma nagu, bitch, oled surnud. Nagu, selles mõttes teate, vaata, kui keegi hullult käib peale teile mingisuguse asjaga, siis te hakkate nagu kahtlema, et oota, miks sa nii tulihingeliselt proovid mulle tõestada midagi. Et nagu kui keegi oleks mulle lihtsalt öelnud enne seda artikli lugemist, et kuule, üks Prantsuse naine ei ole surnud. Siis ma oleks öelnud, võib olla, äkki ei ole, äkki on, ma ei tea. Aga siis, kui keegi lihtsalt järjepidevalt proovib sulle peale käia, ma hakkasin ka kahtlema. Ja no mis ta argumendid olid mingi? Ma olen siin koolis viiuliõpetaja, siin on fotod minust, minu lastega. Ma maksan ikka makse. Ma mõtlesin, suht tüüpiline surnud eide jutt nagu. Ei ole nagu midagi, mida mingi muu surnud eide ei oleks varem rääkinud. Miks ma peaksin sind usaldama? Ja pealegi, kui mul on nagu ühel käel on nagu teadlased ja arstid, kes ütlevad, et sa oled surnud. Ja teisel käel on mingi Prantsuse naise sisetunne. Siis nagu kumba ma usaldan tegelikult, eks ole. Mul on eksperdid ja siis mul on mingi naine guugeldas oma sümptomeid. Nagu mingi 5 viisi, kuidas teada, et ma ei ole surnud. Sorry, nagu sinu sisetunne ei ole vastus nagu ekspertide ja arstide nagu nende haridusele. Piinlik. Mucho chichi. Mucho chichi. On keegi kuulnud siuksest kohast nagu mucho chichi? Väga hea. Mina ka ei olnud nii kaua, kuni ma kuulsin sellest. Ja sellel hetkel, kui ma sellest kuulsin, siis ma olin sellest kuulnud. Pealkiri. Mucho chichi. Vallutamata tipp. Miks? Mul on kohe põnev. Ma tahan kohe teada. Miks on mucho chichi vallutamata? Teen artikli lahti, hakkan lugema. Ajakirjanik on teinud oma tööd korrektselt. Ta kirjeldab mäge, mille nimi on Mucho Chichi. See on 7400 meetrit kõrge, asub kusagil. Kümneid ja kümneid aastaid mägironijad on proovinud sinna tippu jõuda. Mitte keegi pole suutnud. Miks? Ja ma lihtsalt loen paragrahvi järel, milline on Mucho Chichi, millised on ilmastikutingimused, kuidas on proovitud, kuidas mitte keegi ei ole õnnestunud. Mitte kunagi, ma lihtsalt tahan teada, mis on Mucho Chichi saladus. Miks ei ole mitte keegi jõudnud Mucho Chichi tippu. Ja see ajakirjanik kirjutab ja kirjutab ja kirjutab. Ja mul on lihtsalt siuke tunne, et ma ei saa enam rahu. Enne kui ma ei tea, mis on Mucho Chichi saladus, ma ei saa enam magamisegi minna. Mucho Chichi ja mina oleme põhimõtteliselt üks. Mis on Mucho Chichi saladus? 8. paragrahvil ajakirjanik tõi minu
ja kõikide teiste lugejate jaoks esile tõe. Ma tsiteerin. Tuleb välja, et mägi on kõrge ja ülesronimine on raske. Vau. Ja siis ma tõesti tunnen, ma tõesti tean nüüd. Vau, ja sellepärast ongi nii lahe, kihvt. Üks uudiste žanr, mis mind kõige enam häirib ja kõige rohkem paneb mõtlema selle peale, et kellele see töö on antud, on sellised uudised, mis tegelikult ei ole isegi uudised. Noh, lahe. Ja lõks oli jäetud mulle, aga lahendasin ära. Sellised uudised, mis ei ole isegi tegelikult uudised. Näiteks Keilas suri noor mees peale bussitamist. Mis sa arvad, et peale bussitamist juhtub? Ei ole tegemist uudisega. Vaata, Keilas noor mees sureb enne bussitamist, see on uudis. Seda ma tahan lugeda, ma tahan teada saada, aga Keilas noor mees sureb peale bussitamist. Tegelikult ei ole nagu midagi siin mõistatuseks jäetud. Eks ole, ei ole tegemist nagu uudisega. Uudisdefinitsioonina on ikkagi midagi uut, vaata, midagi ootamatut juhtub. Noh, ei ole nagu, kui sa kirjutad Google'isse Keila, siis esimene pilt, mis tuleb, on see, kuidas noor mees sureb peale bussitamist, eks ole. Kui sa kirjutad noor meest bussitatakse, kohe pildid Keilast. Mitte mingisugust uudisväärtust. Anett Kontaveit jäi napilt veerandfinaalist välja. See on see, mida Anett Kontaveit teeb. Ei pea iga kord kirjutama, kui asjad lähevad oma loomuliku kulgu. Ma ei loe uudist selle kohta, et nautisid tänast päeva, vaata ette, varsti tuleb õhtu. Suvi võis küll soe olla, aga talvel ei ole. Kas on tegemist uudisega? Mis võis põhjustada traagilised uppumised Hispaania surmabasseinis? Sellel hetkel ma kohe tundsin, et ma arvan, et ma olen selle saladuse lahendanud. Võib olla see, et tegemist oli surmabasseiniga. Kas see võis kuidagi olla seotud sellega, et need traagilised uppumised seal juhtusid? Ja ma tean, et see on väga kurb lugu, ma ei taha kellelgi nagu meelt halvaks, eks ole, teha. Aga Ameerika isa oma 2 lapsega Hispaanias puhkusel olles uppus surmabasseinis. Nüüd, ei ole tegemist uudisega, sest me kõik teame, eks ole, mis see on. Selles mõttes, et kui sulle pakutakse 3 piletit surmabasseini, siis võib-olla esimene vastus ei ole jaa, lähme koos lastega. Vaid on see, et ma ei tea, äkki üks proovib enne või ma ei tea, paneme varba sisse, ärme lähe äkki kõik koos kohe. Ja nagu see oli, selle pere ema oli ka tegelikult seal, aga see oli esimene, nad olid juba nagu nädal aega puhkusel olnud. Ja eelmisel õhtul emal ja isal oli hotellitoas räige kaklus. Ema oli nagu mingi, sina mitte kunagi ole lastega, sa kunagi olitsen nendest, ma olen nii väsinud. Mina pean iga päev need viima ja tegema ja mähkmeid vahetama ja kõike tegema. Ja sina lihtsalt jood õllet ja vaid võõrma naisi. Ja siis Ameerika mees oli nagu mingi, mida sa ajad nagu, ma olen jumala hea isa. Ma saaks lastega sama hästi hakkama kui sina või tegelikult isegi paremini. Ma olen jumala lahe, ma olen kihvt. Ma võin vabalt need lapsed võtta nii kauas, kui sa tahad. Ja ma olen veel parem isa, kui sina oled ema. Ja siis see ma olin, okei, tõesti siis üks päev lihtsalt. 1 päevaks võtta lapsed enda kätte. Ma pean kindlalt, sa saad selle kästega hakkama. Ja siis on nagu mingi, ma ei saa hakkama, võtangi ja lähengi, ma ei taha rohkem sõnagi rääkida. Lähme magama, homme olen mina lastega. Ja siis läheb veel laste tuppa, lapsed juba magavad, äratab üles. Tomorrow's dad's day. I'm a cool dad tomorrow. We're gonna have some fun. We're not gonna go to the beach. We're gonna go to the pool. I heard there's this pool of death. It's gonna be amazing. I'm a cool dad. Võite tagasi magama minna. Ja siis järgmisel hommikul lähevad piletid ostma. Ja siis Hispaania piletimine nagu, no, signore, la bagna del morte, no, la bambina, no, por favore, no, I'm a cool dad, I want 3 tickets to the pool of death, I'm gonna have some fun with my kids, I said 3 tickets to the pool of death, you understand English?
No, signore, por la bambina, la bagna del morte, la bagna del morte, I'm a cool dad, I'm gonna go have fun with my kids, give me the tickets, yeah kids, it's gonna be fun, it's a pool of death, yeah let's go. Siis lõpuks saab need piletid kätte, seisavad seal basseini ääres. Daddy, I don't wanna go swimming in the pool of death. You shut up, boom. Daddy, you shoot, boom. Here comes daddy, bruh. Mis võis põhjustada traagilise uppumise? Selline müsteerium. Vesinikupommi plahvatus tõi seletamatud tervisehädad. Kaks probleemi selle artikliga mul. Esiteks see, et ma loen seda artiklit ja esimese asjana nad seletavad neid tervisehädasid. Just ütlesid, et seletamatud tervisehädad. Teiseks, kui sul on ühes lauses koos vesinikupommi plahvatus ja seletamatud tervisehädad, siis ma olen päris kindel, et see vesinikupommi plahvatus seletab ära need tervisehädad üsna hästi. Ei ole nagu niimoodi, et sa loed artiklit, et Eesti suurem metsatulekahju jättis maha seletamatu tuhahunniku. Või pärast metsikut paarikaklust mehe näol seletamatud sinikad. Kust need küll sinna võisid saada, keegi ei oska seletada. Või kujutad ette, kui sa oled nagu vesinikupommi plahvatusest just pääsenud ja lähed arsti juurde ja ütled, et mingi ma olen just vesinikupommi plahvatus ja ei, see vesinikupommi plahvatus ei seleta neid. Mina olen siin arst. Usaldame ikkagi eksperte, kas sa gluteeni sööd? Piimatooteid tarbid, see saladus võib kuskil seal olla. See vesinikupommi plahvatus ei seleta mitte midagi ära. Kunagi oli artikkel, kus öeldi, et maailma kõige parema õnnega mees. Ja see maailma kõige parema õnnega mees oli siis üks jaapanlane, kes oli olnud kõigepealt Hiroshimas, kui seal oli tuumapommi plahvatus, sealt pääsenud ja siis jõudnud Nagasakisse, sõitnud rongiga Nagasakisse, siis seal oli tuumapommi plahvatus, need olid teistpidi siis, sorry. Seal on tuumapommi plahvatus ja siis ta pääses sellest ka ja pealkiri oli see, et ta on maailma kõige parema õnnega mees. Mõtlesin nagu, mida hekki, mismoodi see on kõige parem õnn, et sa oled 2 tuumapommi plahvatuses. Nagu kui suur optimist sa oled, et sa keskendud nagu sellele osale, mitte tuumapommi plahvatuses oled, kus 200 000 inimest korraga ära sureb. Vaid see, et jälle vedas lihtsalt nagu nii hästi läks. Kujutage ette, kui minul oleks olnud 7 abielu, igas abielus 2 last ja siis iga abielu oleks lõppenud sellega, et mingisugused Mehhiko mafioosod tulevad, lasevad mu naise ja lapsed maha ja ma jään ellu. Siis ma olin mingi kõige õnnelikum abielu maailmas. Kõige parem õnnega mees lihtsalt. Sorry, see ei ole nagu väga hea õnn, mis mind tabas. See ainukene selline veel positiivne uudis, mis ma olen lugenud, oli sihukese pealkirjaga Imeline pääsemine. Imeline pääsemine. Vaal sülitas mehe välja. Nüüd jällegi, selle mehe puhul oli tegemist lihtsalt tõsise optimistiga. Sellepärast, et kui sitasti sul saab minna, et vaalaska neelab su alla ja siis hiljem sülitab välja ja ainukene asi, millele sina keskendud, on see, et nii hästi läks. Nagu mul peaks praegult minema olukord ikka eriti kehvasti, et ma satuksin siit Soome lahte, Vahemerre, ookeanisse, kukud laeva pealt maha, laeva kuskil ära. Sa oled ühes nendes vähestest kohtades, kus seal vaalaskalu on. Vaalaskala neelab alla, siis natuke saja pärast tunneb, et nii sita õnnega venda ei taha mina ka seedida. Sülitab su välja, see on jälle vedas. Ma ei saa aru, kuidas mul kogu aeg nii hästi läheb, lihtsalt nagu peab. Lihtsalt õnnega lüpsos sündinud mees. Ma ei saa aru, mis värk on. Täpselt nagu õudusfilmis.
fucking Postimehe esikaas. Täpselt nagu õudusfilmis. Äike tappis korraga 7 lehma. No mõtlesin, jaa, milline klišee. Iga kord, kui ma õudusfilmi vaatan, siis jälle on see, viim hakkab tibutama, müristab, siis ma mõtlen, jälle see stseen, kus Äike korraga 7 lehma ära tapab. Kui palju ma olen seda juba näinud. Täpselt nagu see oli filmis Äike ja 7 lehma, 7 veisekest ja äikese pomm, 7 lehma vastuaks suurele mürinale. Lihtsalt siukane klišee. Viimase 1,5 aasta jooksul kõik kaubandusketid on palju vingunud selle üle, et olukord on raske, klienti ei käi, käive on all, kõik on läinud aina halvemaks ja halvemaks. Välja arvatud T1 keskus. Need vaatavad, mingi ma ei saa aru, millest kõik räägivad nagu, meil käib täpselt sama palju kliente kui alati. 2 inimest hommikul, 2 inimest õhtul, kõik on kogemata. Nii nagu ikka on olnud. T1 keskus on see koht, et kui sa laipa tahad peita, viime T1 keskusesse, sa võid kindel olla, et mitte keegi, mitte kunagi ei lähe sinna vaatama. Kui sa jooksed tänaval politseinike eest ära ja lipsad T1 keskuse uste vahelt sisse, siis politsei lihtsalt vaatab, kus ta kadus. Teadmata kadunud inimene. Ja kui on inimesed, keda on väga kaua taga otsitud, kuskilt ei ole leitud, siis detektiividel on omavahel juba välja kujunenud siuke nali, et üks ütleb teisalt, lähme vaatame T1 keskusesse ka. Siis teil on nagu, kui lähmegi. Lähme sööme doonutsit mõne. T1 keskus, tee ükskõik mida muud peale siia tulemisele. T1 keskus on see koht, T1 keskus on kaubanduskeskustele nagu Ellit lastehoid on lasteaedadele. Te kõik teate Ellit lastehoidu. See on seal siit samast mööda tänavat, lähed sinna Vana Kalamaja tänavale. Ja siis seal on lihtsalt üks maja, mis on teleporditud siia 50. Ameerika õudusfilmist. Seal peal on silt Ellit lastehoid. Ja teate, kui on siukene nagu imeilus juulikuu päev, sõpradega jalutad mööda tänavat, päike paistab, joote siidrit, kõik teevad nalja, lihtsalt mõnus, elu on hea. Järsku jõuate Vana Kalamaja tänaval sinna Ellit lastehoiu ette, järsku pilved taevas, vihma sajab. Sealt käivad valged kardinad, tulevad sealt välja, mingit laste kriiskamist on kuskilt kuulda. Sõbrad on ümbert ringi kadunud, sul voolab pisar mööda põske alla. Ellit lastehoid. Ellit lastehoid on see koht, millega Kalamaja lapsevanemad hirmutavad oma lapsi. Et kui nad oma öko-vegan quinoa oasalatit ära ei söö, siis lähed Ellit lastehoidu. Vaatame, kuidas sulle seal meeldib. Kas sa tead, mis seal lõunaks antakse lastele või? Ja täpselt samamoodi nagu tehakse ka kaubanduskeskuste töötajatega. Kui sa töötad kuskil Rocca al Mares või Mustika keskuses või mingis sõpses kohas ja sa oled kassapidaja või laotöötaja, siis virised töötingimuste üles, boss ütleb, T1 on vabusest kohti. Tahaksid sinna minna. Käisin raamatupoes. Raamatupoes oli raamat. See oli üllatav osa, oh yeah, boom, delivered it, done, I'm finished, okei. Ei, see oli raamat, raamatu pealkiri Ellujäämise õpetus 2. Autor Luule Viilma. Nüüd, mina ei tea, kes Luule Viilma on ja jällegi, kui keegi teda isiklikult teab, tunneb, teab temast midagi, siis võtke seda järgmist osa lihtsalt selle rõõmuna, mida Luule Viilma minu ellu on andnud. Autor Luule Viilma, pealkiri Ellujäämise õpetus 2. Nüüd ma ei hakanud lugema, mis seal sees on, ma ei tahtnud teada saada, kes on Luule Viilma või millest ta raamat räägib, sest ma teadsin. Luule Viilma, tark naine, vaatas lihtsalt kõike, mis maailmas toimub. Üks õnnetus siin, teine õnnetus seal, maavärin Jaapanis, tsunami Filipiinidel. Noor jalgpallur keset treeningut saab südamerabanduse, sureb. Tallinn-Tartu maanteel auto kokkupõrge, inimesed surevad. Malaysian Airlines läheb merre, inimesed surevad. Ja samal ajal igasugused teadlased, arstid, mõtlejad proovivad lahendada ühte asja, proovivad teha maavärina kindlaid majasid, proovivad vähendada südamerabandusi, proovivad Tallinn-Tartu maantee valmis teha. Mitte Luule Viilma.
luulevilmal lihtsalt peas samal ajal käisid pildid, joonistused, pulgad, värgid, särgid, muud asjad, järgmised asjad. luulevilm lihtsalt vaatas, mis neid kõiki asju omavahel ühendab. Inimesed ei jää ellu. Miks lahendada probleemi sümptomeid, kui me saame minna probleemi juureni? Probleem ei ole autoõnnetustes, probleem ei ole tsunamides, probleem ei ole maavärinates ega südamerabandustes. Probleem on selles, et inimesed ei ellu. Vaata, sest selle hetkeni nagu, kus need inimesed veel elus olid, kõik korras. Maavärin ei ole probleem, aga siis kui nad ära surevad, võt sealt läheb jamaks nagu. Kui me lihtsalt seda suremise kohta väldiksime, siis me ei peaks ükshaaval nende probleemidega tegelema. Luule mõtles, ellujäämise õpetus, davai, panen kõik kirja. Inimesed jääge lihtsalt ellu. Mure murtud, vaata, kõigil rohkem vaba aega. Mis on nagu, vaata see surmamõõt nagu, ära seda tee, vaata, lihtsalt ja ellu. Lahe. Luule paneb kõik kirja, saadab kirjastajale ära, viskab pikali, paneb sigari ette, viskit joob, tunneb, kõik on jube hästi. Järskult telefon heliseb. Kirjastaja. Kuule, tšau Luule. Küsimus lihtsalt selle ellujäämise õpetuse kohta, et sa oled kindel, et kõik sinna kirja sai või? Jou, ma olen luulevilma. Panin kõik kirja nagu probleem surma kohas, lihtsalt ära, vaat sure ära, lihtsalt jää ellu nagu. Ma olen seal kõik kirja pandud, ära küsitle mind. See on mu enda välja mõeldud skeem, ma tean täpselt, kuidas läheb. Nagu ära tüütame mõtt küsimustega, raamatus on kõik kirjas. Okei, luule, lihtsalt seal on vaata ainult 60 lehekülge. Kuule, ma olen luulevilma. Ära küsitle, lihtsalt ma panin kõik kirja, rahu maha. Siis tuli ellujäämisõpetus 2. Ja siis selle kõrval oli veel üks raamat. Ja see oli ellujäämisõpetus 9. Ja natukene aega hiljem ma sain teada, et luulevilma on surnud. Inimesed ikka küsivad mult raamatu soovitusi. Ja lisaks eelmainitutele 2021 parim raamat siiamaani kindlasti kõigile soovitan on Igor Mang, astroloogiline prognoos 2021. Seal on põhimõtteliselt nagu 12 tegelast, siis nad saavad nagu soovitusi, mida aasta jooksul teha, mida vältida ja siis sa nagu vaatad, kuidas neil läheb aasta jooksul. Nii, mega hea raamat, ainukene soovitus, mis ma ütlen, on see, et enne kui hakkate lugema, lugege esimesed 2020 osa ära. Siis vaata, muidu on see, et 2021 on järsku see, et oota, kus see kõik alguse sai, mis värk toimub, sa ei saa nagu jõua järgi sellele. Et soovitus, sest see, et lugege kõik esimesed osad ära ja siis jõudke selle viimase juurde. Kellelegi siit eesti keel ka meeldib või? Lahe, hea publik, tore, et suhtlete, thanks. Teete töö lihtsamaks küll. Oletame siis, et meeldib. Teen natukene eesti keele kohta ka nalja. See on siuke väike joke lihtsalt. Nendele, kellele eesti keel meeldib. Paar nädalavahetust tagasi oli muinast tulede öö. Ja siis mina mõtlesin, et kas siis, kui vanal ajal eestlased orgasmi said, kas nad siis muinast tulid või? Ja kas siis, kui nad tegid vanal ajal eestlased narkootikume, kas nad siis tegid muinasjutte või? Siuke väike roll eesti keele nali. Ja siis ma olin üks päev olin kohvikus ja vaatan sealt vitriinist erinevaid kooke, siis vaatan, päevakook, mingisugune siuke nagu marjade ja moosiga, mingisuguse värgiga
siis vaatan, seal on nagu 2 teenindajat, üks on sihuke noorem, ilusam tütarlaps, teine on sihuke vanem natuke ja siis hakkan küsima, et noh, et tahaks ühte päevakooki, aga kellel päevad on? jaa. ma ei tea, kas teil on kunagi olnud niimoodi, et ärkate hommikul üles ja võtate telefoni kätte ja hakkate PIN-koodi sisestama ja siis teise numbri pealt juba läheb valesti. Aga siis mõtlete, et pohhui, ma panen ikka numbri lõpuni ära. Ja siis ei saa sinna nagu telefoni sisse, siis mõtlete, pohhui, proovisin vähemalt. Ja minu jaoks see päevakoogi nali on ka samasugune. Et nagu võtan selle riski, vahet pole. Ma tean küll, et see kuskile ei jõua. Aga siin ma olen. Let's go! Käisin talvel MyFitnessis või noh, thanks mees. Või noh, ma ütlen, käisin. Ma läksin MyFitnessi. Tere, tore, et tulite. Et meil on siin praegu niimoodi, et kui on uued piirangud, siis korraga võib olla saalis 25 inimest. Ja nemad praegu kõik on seal sees, nii et praegu saategi siia panna, meil on siuke tabel. Saate siia kirja panna nagu selle aja ja kella, mis tahate tulla, siis saategi tulla. Okei, mina tahaksin praegu tulla. Ega sellepärast, et kui on 25 inimest, nemad on praegu seal seeski, aga siinsamas ongi see nagu koht, kus te saate kirja panna, siis saategi tulla. Okei, ma saan aru, selles mõttes ma saan aru, päriselt saan aru. Ainuke küsimus, mis mul on see, et miks te mulle ei ole kirjutanud selle kohta? Ja ma küsin ainult vaata sellepärast, et te kogu aeg kirjutate mulle nagu emaile selle kohta, mis toimub Netfitis. Ma ei tea, mis asi on Netfit, mind ei huvita, mis asi on Netfit. Te kirjutate mulle uusi shakerite pakkumisi kogu aeg. Siis on uus teade, et olete nagu suure rätiku teinud pooleks ja 8, siis saab uusi rätikuid osta. Siis saab seljakotte osta, uusi proteiinipatoone. Mul kõige sellest täiesti ükskõik. Iga kord, kui mul on arve maksmata, te saadate mulle sõnumi, et mul on arve maksmata. Jällegi, ma ei hooli sellest. Vaata, iga kord kirjutate selle kohta, te mulle ei kirjuta. Minu jaoks nagu meie vaheline leping on selline, et mina annan teile raha ja siis ma võin tulla siia ruumi ja siis tõsta rasked asjad üles, panna rasked asjad maha. See on minu jaoks nagu kogu meie leping, mitte midagi muud ma ei taha teada. Mul on täiesti ükskõik kõigest muust, lihtsalt ma tulen siia, teie saate raha, mina tõstan rasked asjad üles, panen rasked asjad maha ja kogu nagu leping vaata ja kõige muu kohta, rätikud, shakerid, proteiinipatoonid, eks ole, arvemaksad, kõik mulle kirjutate. Aga selle kohta, et ma ei saa siia tulla ja teha seda ühte asja, mille pärast ma teile üldse raha annan, seda te ei kirjutatud. Küsimus on lihtsalt see, et nagu miks? Tegelikult on see info meie kodulehel juba 2 nädalat üleval olnud. Okei, sinu võit. Sellepärast, et tõesti, iga hommiku märkan ülesse. Esimene asi, mis ma teen, on see, huvitav, mis MyFitnessis toimub. Nad on mulle nii palju kirjutanud ja saatnud igasuguseid asju, aga huvitav, mis teil kodulehel täna on. Tahaks teada. Tõesti, esimese asjana ma lähen vaatan inimeste kodulehel. Ja kõik kohvikud, mis mulle meeldivad, enne vaatan alati kodulehte. Kes see muu peale mingisuguse miljonite käivega suur firma pääseks sellise asjaga, et nad ütlevad sulle, et aga see info on 2 nädalat meie kodulehel üleval olnud. Nagu helistab keegi sulle, et joo, miks sa tööle ei ole tulnud. Aga mul on kodulehel juba 2 nädalat on kirjas, et ma ei ole enam tööle. Ja nagu mingisugune sa ei jõua vanaema matustele kohale ja siis sulle helistatakse, öeldakse, kus sa oled ja siis sa ütled, aga kodulehel oli kirjas ju. Terve aeg oli kodulehel kirjas, et ma ei tule täna. Ja ma läksin minema. Ja järgmine kord, kui ma jõudsin sinna tagasi, siis ma panin oma selle kaardi sinna ja see ei lasknud mind nendest väravatest läbi. Vabandust, et teil vist eelmisest kuust on jäänud arve maksmata, et saategi selle siin kohe ära maksta, et kas tahate sulas või kaardiga, meil saab ainult kaardiga ja siis või siis mitte püssikorralduse teha, siis ei peagi selle pärast enam muretsema. Ja siis ma ütlesin, et issand, huvitav, sellepärast, et mul on juba 2 nädalat perse peal tätoveerima, et ma ei maksa neid arveid nagu MyFitnessile, et kas te ei ole lugenud seda või kuidas te ei ole tähele pannud, sest mul on see perse peal tätoveering on juba 2 nädalat, mul on kiled juba maas ja kõik on nagu tõesti väga huvitav. Ja samamoodi LHV, kelle klient ma olen olnud aastaid, kirjutas mulle hiljuti esimest korda elus kirja ja kogu kirja sisu oli edaspidi kirjutame teile siia.
mis variante te veel enne proovisite? Kui te hakkasite mulle kirjutama sellele emaili aadressile, millega ma registreerisin ennast teie kliendiks. Mis arutelud teil kontoris oli? Me ei saa aru, miks Aleksander meie kirjasid kätte ei saa. Oleme kõike proovinud. Sten, sina ju kirjutasid selle graffiti sinna Lasnamäe, sinna seina peale kirjutasid ja niimoodi Katja, Tim, teie käisite ju selle, need kirjutasite vene keeles selle pappkastide peale ja riietusite kodututeks ennast ja käisite nendega, käisite niimoodi. Sille, sina nende semifooridel olite, kui ta tuli kodust välja, tegid seda asja. Nii, oota, suitsusignaalid tegime ära ja oota, huvitav, mis see võib küll olla, me oleme kõike proovinud. Kuidas ta ei saa meie kirjasid ikka kätte? Kas kellelgi veel mingisuguseid ideid? Ja siis kontori nurgas on väike sekretär, kes on, mul on üks hull mõte. Ma tean, et te mind kunagi ära ei kuula, aga mis siis, kui ja lihtsalt kuulake mind ära. Mis siis, kui me kirjutaksime talle sellele emaili aadressile, millega ta registreeris ennast meie kliendiks? Ta on täitsa hull mõte. See on pöörane. See on pöörane, aga meil ei ole mitte midagi muud enam alles. Aga enne seda persetatueeringud. Siin on Steven, tal on masin valmis. Laseme aga käia. Ja teate, kui vahepeal elus juhtub midagi rasket ja siis keegi aitab teid. See on lahe. Keegi aitab teid ja siis te ütlete talle, issand, suur aitäh sulle, tõesti. Väga tänan, aitäh, et sa aitasid. Ja siis ta vastab, pole midagi. See oli vähim, mis ma teha sain. Teid rohkem siis. Mida asja, aga mul on nagu raske olla ja siis sa nagu aitad ja siis sa õõrud näkku mulle ka veel, et sa tegid nii vähe, kui sa üldse said teha. Nagu mida? Kõigepealt sa ütled mulle, et pole midagi. Vaata see, mis ma tegin. See pole midagi. Kellegi teise jaoks ma oleks teinud midagi. Aga see, mis ma sinu jaoks tegin, see pole midagi. Ja see, mis ma tegin, see oli vähim, mis ma teha sain. Kui ma oleks saanud teha vähem, usu mind, ma oleks teinud vähem. Aga see kogus, mis ma tegin, oli lihtsalt miinimum, mis ma üldse suutsin teha. Sellel hetkel, kui teadlased mõtlevad välja veel väiksema koguse, usu mind, ma hakkan hästi palju vähem tegema. Aga see, mis ma praegu tegin, see oli vähim. See oli tõesti vähim, mis ma sain teha. Käisin Balti jaama turul teisel korrusel. Seal on need putkad. Ühe putka peal oli silt. Need sokid võivad muuta teie elu. Ja ma mõtlesin lihtsalt, ega kes ei julge posta selliseid sokke. Kui siit olukord peab sul olema, sa oled mingi boy. Kõik on nagu nii halvasti juba. Andke need sokid siia. Isegi kui need muudavad minu elu. Mul ei ole enam vahet. Andke siia need sokid. Ja teine asi on see, et mis siis, kui need töötavad. Järgmine hommik ärkad üles ja tõmbad sokid jalga endale. Järsku terve maailm on plasma. Mida iganes see tähendab. Ja sul on järsku radikuliit. Ja räige deprekas. Depressioonisokid. Sul on maailm on plasma. Sul on räige deprekas, radikuliit, selges ja sirgu panna. Eelmisel päeval muidu kõik oli jube hästi olnud. Iga päev trennis uued rekordid, tööl hästi, kodus hästi, perega hästi, sõpradega hästi. Võtta fuck it, ma võtan need sokid ka, need võivad muuta minu elu. Ja sa oled järsku depressioonis, radikuliidiga lihtsalt. Maailm on plasma, sa ei saa mitte muffigi teha, mingi fucking sokid. Ja siis vahetad kodus telekal kanalit. Ja siis tuleb see kõige naljakamad koduvideod. Ja siis sa esimest korda arvad, et see on naljakas. Ja sul on nagu fuck! Mitte see ka veel! Need fucking sokid! Ma jalutasin lapsekodu maakohas ja siis seal jalutan mööda külavahe teed. Ja siis seal on üks vana, üks maja, eks ole, kes seal ühe külamehe maja.
ja siis tal on seal aias koer, keda noh aastaid, eks ole, tean seda koera, tean seda inimest ja aia peal on silt. on siukene nagu joonistatud koera pilt ja siis seal on kiri, siin valvan mina. siis ma nagu vaatan seda koera ja mingi. ma tean, et sina ei kirjutanud seda. mida sa arvad, sa lollitad mind või? ma olen aastaid siin elanud, ma tean, et sina ei kirjuta, sa ei oska kirjutada isegi ju. ma tean, et see ei ole sinu kirjutatud silt, nagu sa proovid lollitada, sa oled mingi taun või? sa arvad, et ma olen nagu tõsiselt lollakas või siis ma hakkasin karjuma ka nagu mingi, mida sa arvad nagu endast nagu, ma tean, et see ei ole sinu kirjutatud nagu, terve linn on täis siukseid silte täpselt samasuguseid nagu see, et sa maal elad, sa ei ole teist siukest näinud, sa arvad, sa lollitad minu ära või? mul on brains nagu, ma ei ole loll, ma ei ole stupido, ma tean, et see ei ole sinu kirjutatud, sa ei oska, kuidas sa pliiatsit käes ise hoiaks nagu mingi come on. ma tean, et see ei ole sinu kirjutatud silt ja see pilt ka, see ei ole sina isegi siin peal ju, nagu keda sa lollitad enda arust. aga tegelikult see on nali, tegelikult ta kirjutab jumala hästi. tal on lahe blogi ja tal on kõik värgid särgid nagu. see on lihtsalt siuke väike pull, mis ma nagu temaga teen. tema arvab ka, et see on naljakas, see on meil siuke nagu omavaheline nali. siis ta ka pärast niimoodi itsitas oma käpakese sisse. sa oled pull vend. näeme järgmine kord. iga kord töötab. ma olen seda nii palju seda nalja talle teinud, ta ikka arvab, et see on naljakas. keegi Tenetit ka nägi või? jaa, lahe. ma käisin ka eelmine aasta Tenetit vaatamas. ja suvel oli see siis. ja vaatan Teneti ära. tulen kinost välja. täiesti segaduses. mitte muhviga ei saa aru. ma olen tõesti nagu, mis toimub. hakkan vaikselt koju jalutama. järsku, mida ma näen iseenda ees. ma ei suuda seda uskuda. Lusitania tigu. vaatan nagu, ta näeb ühelt poolt välja täpselt samasugune nagu teiselt poolt. pead täpselt samasugune nagu alt. vasakult täpselt samasugune nagu paremalt. ma ei saa aru, kas ta läheb siiapoole või sinnapoole. täpselt nagu Tenet. siis ma hakkan mõtlema, et seesama Lusitania tigu 2004. aastal oli oma Barcelona korteris, rõdul, loeb ajalehte, loeb mingit, keegi uppus surmabasseinis ära, loen edasi. mida? Eesti on võetud Schengeni viisaruumi. kutid, hallo, kutid. Eesti on võetud Schengeni viisaruumi, kutid, meie lähme Eestisse. Olla, Ida-Euroopa, Baltimaad, Schengen, kõik teised Lusitania teod korteris. Euroliit, Schengen. välja arvatud üks väikene Lusitania tõugukene, kes on toanurgas. kutid, mina arvan, et see ei ole hea mõte hakata siit Barcelonast Eestisse roomama. mida sa ajad? ära ole nii diskrimineeriv. see, et nad on Ida-Euroopast, ei tähenda, et nad meist kuidagi kehvemad on. see, et nad on Baltimaadest, ei tee meist vähemaid. see, et nad on eestlased, ei tähenda, et nad on kuidagi vähem inimesed kui meie. Pakkime asjad kokku ja hakkame minema. Schengen, Euroliit. ja niimoodi see kamp Lusitania tigusid hakkas 2004. aastal Barcelonast Eestisse roomama. esimesed 3 aastat ilma GPS-ita, suure kaardiga kuidagi proovisid hakkama saada. 2011 Saksamaa. kutid, äkki poleks pidanud kõike raha kohe kroonideks vahetama. ole vait.
ole vait, kellelegi ei meeldi targutajad ja pealegi euro hinda ei tõsta. Roomame edasi. 2014 Poola. Hallo, tere hommikust kõigile. Kutid, kuulge. Lehes kirjutab, et Eesti ei ole enam Ida-Euroopas. Mis mõttes ei ole enam Ida-Euroopas? No, Eesti on nüüd Põhja-Euroopas. Kas see tähendab, et me peame kaugemale roomama? Ei tähenda. Samas kohas, kus lihtsalt enne oli Ida-Euroopas, nüüd on Põhja-Euroopas. Ma ei tea, mõtlevad karbist välja, see võiks nagu meiegi. 2019 Läti, viimane alkostopp. Kevad, Riigikogu valimised. Kutis, ma ütlesin teile, kurat, et see on halb mõte sinna Eestis hakata roomama. Rääkimine hõbe, Saku Kuld. Me roomame edasi, järgmiseks suveks oleme kohal, läheme kõikidele festivalidele, Weekend, Island Sound, Ühissound, Euroliit, Schengen. Ja nüüd see Lusitaania tigu on siin minu ees, merepuiestel. 4 kuud 16 euri hostelis kinni olnud. Kõik sõbrad on Wolti tööle võetud. Välja arvatud tema, sest tal ei ole käsi ega jalgu ega jalgratast. Ja ma mõtlen, et